Tervitus kõigile! Ma loodan, et teil on vahepeal läinud hästi. Mina igal juhul olen vaikselt aklimatiseerunud paar päeva. Olen olnud kodumaal ja valmis juba uuesti treeningutega edasi liikuma ja jällegi edasi oma kavaga jätkama. Täna on meil teispäevane päev. Kavas on mul täna baasvastupidavus ehk baasvastupidavuse arendamine, kardiovaskulaaarsuse, südame-veresoonkonna treening põhimõtteliselt. Alati pigem olen lähtunud sellest, et olen püüdnud seda pulsisagedust hoida sellisele 135 lööki minutis ehk selline rahulikum pulsisagedus. Kasutan treeningmeetodina sellist ekstensiivset meetodit ehk pikem distants, aga väiksem pulsisagedus. Ehk selline kuskil 60–70% maksimaalsest südamelöögi sagedusest ja kuni selline 70% maksimaalsest hapniku tarbimisest. Sellised hästi kaootilised numbrid on ju, et mitte midagi ütlevad. Lihtsustatuna öeldes on need numbrid vastavad nendele, ehk kui ma saan sinuga rahulikult rääkida, ehk töö toimub hapniku juures olekul. Põhimõtteliselt ka seda on hea indikaator sellele on ka see, et ma saan rahulikult hingata ja see hingamine võiks toimuda tegelikult isegi nina kaudu. Et see on üks väga hea indikaator, mida jälgida. Et sa ei ähi ega ei puhi, et see töö ei ole sellises tempos, vaid see töö on hapniku juures olekul ehk täiesti rahulik tempo, kuskil ei torma, kuskil ei jookse. Miks ma seda teen? Ehk sellisel intensiivsusel kasutab keha kõige rohkem, kõige paremini just energiaallikana substraatidena rasvhappeid. Ehk selline 130 lööki minutis. See on selline, ütleme nii, et suhteliselt subjektiivne, et see ei ole väga kastis ja väga määratletud. Miks? Sellepärast, et see sõltub treenitusastmest ja see sõltub ka väga palju vanusest. Ehk vähem treenitutel pulsisagedus tavaliselt natuke koheselt ka kõrgem ja vanematel inimestel pulsisagedus kipub samamoodi minema isegi väikest koormust andes rohkem ülesse. Kuidas sa võiksid alustada nende treeningutega, kui sa tahaksid arendada just sellist baasvastupidavust, siis võib-olla selline hea, lihtne, sõbralik, siiras soovitus on see, et selline 3+1, 4+2 või 5+5 ehk selline 3+1 näiteks 3 minutit kõnnid, 1 minut jooksed. 4 minutit näiteks kõnnid, 2 minutit jooksed, 5+5, 5 minutit kõnnid, 5 minutit jooksed, võiks olla selline progresseeruv. Et see treening peaks olema, ei tohiks olla, mida ma kunagi ka oma klientidele ei taha, et nad oleks, et see oleks selline veri ninast väljas ja selline hambad ristis olemine. Ei, see ei pea olema see. Treening peab olema nauditav, treening peab olema, teekond peab olema nauditav, ehk siis on sul samamoodi endal ka meel on lõbus, meel on hea ja sa teed seda ikkagi pigem naudinguga. Ehk kui sa oled algaja, siis võiksid endale sellise intensiivsuse sättida 3+1, 3 minutit kõnnid, 1 minut jooksed. Meil on mitu erinevat masinat, sa võid teha seda jooksutrenaažööril, võid teha seda ratta peal, on olemas ka ellipsmasinad, et kui on näiteks mingisugused liigeseprobleemid, siis alternatiive on alati hea hästi mitu ja kui on nende koha pealt küsimus, siis ma olen alati olemas. Igal juhul. Hakkame tööle. Mis seal ikka enam?